Kui projekteerimine ja kavandamine kulgeb naabrite jaoks praktiliselt märkamatult, siis sellest etapist, kui ehitajad panevad tellingud püsti, ütleb kogu ümbruskond, see maja tegi otsuse ära, nad teevad oma maja korda. Millisest hetkest algab peatöövõtja töö ühe renoveerimisprojekti juures? Hinnapakkumiste tegemisest ja projekti lugemisest ja võimalike muudatuste seadmisest. Mida tähendab need võimalikud muudatuse tegemised teie jaoks? Tellijaga läbi rääkida, et kas on kõik projekti järgi nii, nagu tema soovib või võimalik ka ehitaja võib seada seal mõningaid nägemusi, mida saaks ka teisiti teha ja kasutada kas paremaid materjale või säästlikke materjali või teisi sõlmi seal lahendada natuke sobilikumalt. Antud maja puhul, mis materjali siin kasutatud on, kui paksult soojustust ja pinnaviimistlust, millega tehtud? Maja puhul on kasutatud siis nii-öelda tumedat silverpeno, soojustuspaksuseks on siis 150 kuni 200 millimeetrit, olenevalt siis selle tagasiastmest, et see maja on nagu kaheastmeline varem olnud, et sügavamad augud said siis 200 soojustust ja üldine pind sai 150 mm soojustust. Otsaseinad on samuti 200 mm. Katusepealne soojustus sai meil lausa isegi 300 mm. Soojustustööd absoluutselt vundamendist kuni katuseni on tehtud siis ise. Sokli osa on kaetud tsementkiudplaadiga. Miks selline lahendus? Leidsime tellijaga koos, et selline lahendus oleks parem, kuna vandaalikindluse vastu aitab tugevam plaat paremini, kui siin on krohvitud osa ja tellijaga otsustasime, et kasutame siin tsementkiudplaati, kuna seda on raskem lõhkuda. Fassaadipind olete kasutanud kahte materjali. Sai kasutatud siis kivipuru, mosaikkrohvi ja värvitud krohvi. Kuidas see akende vahetus käis? Meie ikkagi peadevõtu korras need aknad tellisime ja selleks tehakse nüüd korteriühistu, teeb nii-öelda eraldi arvutuse ja need korteri aknad maksab ikkagi kinni iga korteri omanik ise. Kuidas teie töö ehitusjärelevalvega sujus? Järelevalvega sujus hästi, kuna selle järelevalvega, kes meil selle maja peal oli, on juba Tartu linnas väga hulga maju tehtud ja üldjuhul oleme oma üksteise nii-öelda nõuetest ja vigadest õppinud ja selle maja puhul üldiselt probleemi ei tulnud. Mille koha pealt peaks üks majaühistu olema tähelepanelik, et seal võib tulla probleem? No kindlasti ehitamisele tasu võtta ka alati kõige madalamat hinde, kuna siis on teada see, et teevad ühed mehed ja teine päev on nad läinud ja on juba järgmised mehed ja hakkab siuke pusimine pihta ja kas üldse õigeks ajaks ja tähtpäevadeks valmis saadakse see maja.